tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, siin krüptogaraaž, head pööripäeva, tähistame seda kodu kaljaga. Marta, kus on Marta? Marta see juba tudub, aga saadab ka tervisi teile. Võt, head pööripäeva. Ja mis on siis uudiste maastikul käimas, toimumas, mis peaks sind erutama, mis peaks hirmutama, mis peaks mõtlema panema. Kopimis ja kleepimisviga läks maksma krüptovaalole $50 miljonit. Ehk siis petusüsteemid on käimas, tõmbad omal telefonisse asjasse mingi kuradi äpid asjad sisse. Vaatad seal mingit kuradi Pornhubi äpp, toob sulle kuradi kõik hea kohale ja võtab ka viimase sult ära. Noh, et lugu väga lihtne, telefoni tõmbas mingi kuradi sogase asja mees sisse ja see siis muutis adressaadi ära. Kui inimene tahtis krüptot saata, siis automaatselt muudeti petturi konto peale. Siis see või petturi konto aadress pandi. Miks ma sellest uudisest räägin? Lubasin Telegram-grupi rahvale, et pühade puhul katsun natukene seletada, sest see, mida mina mõistan, ei pruugi sina mõista, sa ei saa aru, sul puuduvad kogemused, sa pole lihtsalt, oled, mis sa oled, aga katsun sul seletada. Et see uudis on tähtis väga palju selle koha pealt, et krüptoregulatsioonid on tulemas, räägin nendest ka ja regulatsioonide eesmärk on kaitsta sind. Ja ennem ei saagi krüptomaastik ülesse minna, kui krüptomaailm ei ole piiritletud, mängureeglid paika pandud, et rikkad saaks oma vara kaitstud. Ennem kui rikaste vara ei ole seal plokiahelas kaitstud, ei lükka nad ka oma rahasid sinna taha, et saad aru, rikas on see, kes paneb taha, mitte et talle pandakse taha, vaata. Ja nii lihtne ta ongi. Sina, inimene, pead täna aru saamas sellest asjast, et sa oled ei keegi, sa oled ümmargune null. See, kui sa oma kuradi invaliidsusraha eest ostad siin ühe kuradi XRP ja arvad, et homme peab ta olema mingi 100 000 või 10 000, siis oled sa väga vales kohas. Sa oled väga vales kohas. Investeerimine ei ole sinu jaoks. See on enam kui kindel. Ma olen varasemates saadetes ka toonud ära selle fakti, kuidas Bitcoin on muutunud täiesti aktsiaturgudele ennustatavaks. Ise kauplen selle Bitcoiniga, vabandan, jään ausaks, ma kogun datat, et oma kauplemismuster välja töötada. Ja kogun siis data kokku ja data, mul on 6 kuu Bitcoini data olemas. Nagu kellavärk käitub nagu aktsia. Kellavärk kella pealt töötab nagu aktsia.
ja niimoodi siis on see Bitcoin saanud ka selleks institutsionaalseks osaks. Ja ennem ei saa me rikkaks, kui rikaste varad on kaitstud. Nii lihtne ta ongi. Ja sellepärast ma räägingi seda, et see vaalade rahade kaotamine, see on probleem, see hirmutab ära, see hirmutab ära rahva. Ehk siis rahva, kes päriselt loeb. Sina ja mina ei loe, ma võin siin lugeda, palju mul setet põhjas on, see on ainukene asi, milles ma pädev olen, vaata, kui hea, iga lonks tahab järgmist. Vot see on oma mõduvõlu. Ja et meie võime seal kuradi Toobi põhjas seda setet lugeda, see on meie ainuke väärtus, aga need, kes liigutavad kuradi päris raha, siis nemad ei pane ennem sinna krüptomaailma raha sisse, kui nende varad on kaitstud. Ja need sellised uudised, kus inimesed kaotavad siin 50 miljonit, halloo. Kas sa mõtled üldse nagu päriselt ka, et see on normaalne või? Ei ole, aga läheme edasi. Euroopa Liidu nõukogu toetab digieurot, rõhutades privaatsust. Nõukogu kinnitab läbi rääkimisprotsessi juures, et digieuro peab olema võrdne sularahaga, väärtus siis. Samas sularaha jääb õiguslikku siis staatust omama, ehk siis digieuro on võrdne küll sularahaga, aga sularaha on prioriteet. Ja digieuros peab olema privaatsus. Ei ole nii, nagu Bitcoini tolad räägivad, oi, plokiahel on hea, seal petta ei saa, kõik on näha. Vaadake, ma olen pervertne, vaadake, kuidas ma liputan. Vaadake, mu ostunimekiri ära. Ostsin kuradi 10 patareid oma tildole. Issand jumal, kas inimesed tahavad päriselt näidata, mis nad ostavad või? Veel enam mingi kuradi Kristel Michelile või sellele, mis ta siis ongi see kuradi ka Rumaluse jõel on kallas 2,5 . Mis nendele inimestele tahate näidata või? Võtame veel ühe lonksu. Privaatsus peab olema, kurat, sama hästi me võiks kõik ehitada siis kuradi need klaasmajad ja tulege vaadake, kurat, live porri näed, teeme kõik klaasmajad, Neid perverte on jah, kes teevad omale klaasmajad ja on elu õnnelikud, et vaadake, aga neil on ka kuskilt midagi väga viga ja puru, Ja veel enam, mis arvad seda, et inimesed, meil on maailmas perekonnad, kes on triljoneid väärt. Mis arvad, mingi Saudi prints, Saudi prints seal tahab, et kuradi plokiahel näiteks ära, kuidas mingi kuradi OnlyFansi litsile kuradi seal sittus suhu Dubais või? Ta ei taha näidata seda, vaata, et selle eest maksis, See lähebki kuradi privaahelate kaudu ja ongi kõik, Et ei ole siin midagi, et sul on kuradi avalik ja liputus, See kuradi ja las ta jääb. Nii. XRP ETF-id registreerivad püsivad sissevoolusid, ulatudes 1,2 miljardini. Siin on järjekordne näide. Kui isakesed ei taha, et hind tõuseks, siis see hind ei tõuse. 1,2 miljardit on pandud ETF-idesse, XRP ei tõuse, Aga sa ole õnnelik, et ta ei tõuse, Su käsi võiks tõusta, vaata, rahakotti, ja võtta sealt seda kuradi taaskäideldavat kuradi kartongi, ja osta selle eest XRP-d, sest see on praegu veel odav, see on sinu enda teha, ma ei soovita midagi sulle teha, ainult istu, mõtle ja kuula ja katsu mõelda, vaata, seda ma soovitan sulle tegelikult küll, mõtle hoolega, Ja BRICS loobub dollarist kulla kasuks ja mis on nüüd siis head? BRICS-i blokk kontrollib nüüd 50% maailma kulla tootlikkusest. Mida see võiks tähendada? See tähendab väga palju. See tähendab seda, et poliitilises maastikus on jõuõlg nihkumas itta. Ida on tegija, lääs oma kuradi LGBT transpervertsustega on hukule määratud. Ja nii see läheb ja nii see on.
ida tõuseb pead ja kasutades siis päris varasid ja päris rahasid. Mis sa arvad, et seal idas Hiina on kuradi 5500 ja enam aastat vana. Hiinas olid püramiidid. Saad sa aru, Hiina on tsivilisatsioon, mitte riik. Sa arvad, seal vennad kuradi kütavad seal mingit jointi või oopiumit seal peale, on ju. Ei tea, võtaks kulda, on ju. Võtaks kuradi 2 tonni kulda omale reservidesse, on ju. Nii hästi lõksub see oopium ja suitsetan veel, on ju. Äkki näed, et mul salves 4 tonni. Ei ole nii. Saate aru, te peate inimesed sellest üle saama. Valge rass ei ole see, kes tänasel päeval liigub ülesse poole. Me areneme ahviks tagasi. Me varsti ronime puu otsa, sest me oleme oma selles kuradi enese egoismis läinud nii kõrgele, et me enam ei näe, mis toimub meie ümber. Noh, me olemegi tõusnud juba puu otsa ära, vaata. Noh, saate aru, seal idablokis kaasa arvatud siis see mõmmide maa. Noh, need on kuradi tuhandete aastate vanused kuradi tsivilisatsioonid, on ju. Noh, mis te arvate, et need kraabivad seda kulda niisama kokku? Oi, ta särab mul sõrmes hästi. No ei ole nii. Kuradi Hiina nüüd oma autonoomsesse piirikonda ühe saare loovutas seal ja sinna ehitatakse nüüd kuradi Ameerika stiilis mega Fort Knox, kus pannakse kuradi idablokki, siis kuld pannakse sinna kuradi kindlusesse hoiule, on ju. Noh, Hiinas on 15 aastat olnud selline süsteem, et 2 kontosüsteem. Üks on hiinlastel tarbimiskonto ja teine on säästukonto. Mida tähendab see? Nii, kui sa lähed poodi leiba ostma või riisi ostma, hiinlane maksab 1 kontoga, aga reservkonto on selline, kui sinna paned raha, siis see automaatselt konverteeritakse ümber kullaks. Nii on Hiinas 15 aastat käinud. Hiinlased on 15 aastat kulda kogunud endale. Eestlane see kuradi kogus omale kuradi LGBT lippusid 15 aastat, on ju. Noh, seda me oleme teinud. Noh, kurat perse trukkisime üksteisele 15 aastat, on ju. Noh, me oleme 15 aastat maas reaalselt tsivilisatsioonidest. Noh, kui mitte rohkem. Ma kardun arvama, et see on mingi 15,500 aastat oleme teistest maas. Et hõbe läheb ja koos kullaga tagatiseks. Telegram gruppi tegi nüüd ühe väikse videokese, kuidas India 1,5 miljardit elab seal ja seal nüüd saad võtta laenu nii, et paned hõbe ehted tagatiseks. Noh, mis on meil tagatiseks panna? Me oleme kõik oma esiisade talud maha müünud, metsad maha tõmmanud mingitele kuradi ärikatele, on ju. Meil pole varsti enam persekarvu ka, mida panna tagatiseks. Aga lugesin uudisest, kuidas India peredes on kuradi väga märgimisväärne kogus hõbedat, mida tagatiseks panna. Noh, see on meie reaalsus, vaata, noh. Ja nüüd on siis lugu selline. Ja BRICS on tegemas siis oma seda valuutat, on ju. Ja valuuta, no miks nad ostsid kulda kokku, miks BRICSil on 50% maailma kulla tootmisest nüüd nende käes, miks see on nii? BRICSi valuuta tuleb välja nüüd niimoodi, et BRICSi valuuta koosneb 40% kuld ja 60% liikmesriikide siis valuutad võrdväärsete osadena. Mõistad, kui tugev valuuta saab see olema. Dollariga polegi sul muud teha, ainult kui keeradki neid sotiseid, vaata Benjamine on ju rull ja lased seal koksi on ja siis mõtled, oi maailm on korras, ma näen nii ilusaid värve. See ongi selle dollari tulevik ainult. Noh, ajab vihale lausa, kui inimesed ei saa aru, mis päriselt maailmas toimub. Noh, ja kui see BRICS surub reaalselt selle valuuta läbi, siis see on purustamatu valuuta, sellepärast, et kuld on deinflatsiooniline vara. Deinflatsiooniline vara on kuld. Kulla puhul on see, et kui majandus lendab perse, siis kuld lendab ülesse, on ju. Nii. Kui majandus tugevneb, tuleb kuld alla. See tähendabki seda, et kui peaks juhtuma nüüd niimoodi, et yuan, rubla, on ju, mis need seal kõik on ju, reaalid, on ju, noh. Kui majandus tugevneb reaal ja siis tuleb
kulla hinda alla, sest noh, valuuta on tugev, on ju, nii. Ja kui peaks reaal, rubla, jüään nõrgenema, need tulevad alla, aga kuld tugevneb ülesse. Ja sisuliselt on tegu kuradi summa summarum nullvaluutaga, mis püsibki stabiilne, on ju. Ongi loodudki täiesti geniaalne valuuta. Et kui majandus tugevneb, see on majandus tugevneb, viib ülesse valuuta. Ja vara nimega hõbekuld tulevad alla. Aga kui majandus nõrgeneb, valuutad tulevad alla, kuld hõbe ülesse. Noh, saavad kuskil siin keskel kokku, on ju. Ongi summa summarum null. Noh, ja sellega nüüd BRICS usinalt tegenevas. Noh, mis meil siin kuradi Euroliidus toimub. Me ei suuda isegi seda ära otsustada, kes on poiss ja kes on tüdruk. Noh, mis sa sellestki aru, on ju. Noh, ja no mis... Ja USA pangandusjärelevalve lubab USA pankadele emiteerida stabiilseid münte. Ja see nüüd tähendab seda, et igasugused XRP ahelad, kus liiguvad infod, asjad, vahet ei ole, no, Hedera ahel, mis on mõeldud siis kvantkindlaks ahelaks, et noh, võib ideeliselt eeldada seda, et Hedera ahelas jookseb näiteks äkki XRP sees, sest Hedera kaitseb XRP-d selle häkkimise eest, on ju, ja XRP ahela sees jooksevad stabiilmündid, on ju. Et selline kooslus on täiesti võimalik. Ja tegelikult oma sisimas ma millegipärast usungi, et Hedera krüpto võib minna kõige kallimaks ja kõige rohkem tuua inimestele sisse raha. Sellepärast, et ta on kvantkindel ahel ja teda on satelliitide sisse nüüd pandud. Võib-olla on XRP ahel ka kvantkindel, aga vähemalt tänasel päeval 24. detsembril kell 6:35 ei ole mulle seda infot jõudnud, et XRP oleks. Aga kuna need lepingud on taga, kõike ei avaldata, siis võib see olla lihtsalt minu ignorantsus, et ma ei tea ja minu ebapädevus, saamatus, et ma ei ole leidnud seda infot ülesse. Ja Coinbase'ist on uudis. Coinbase liigub kõike hõlvama börsi poole, kohandatud stabiilsed mündid ja ahela järgne finantseerimise edendamine. Coinbase on astunud ühe suure sammu digitaalse rahanduse ümber kujundamise suunas, avalikustades kohandatud stabiilsed mündid koos laialdase platvormi laiendusega. Uus teenus võimaldab partneritel emiteerida bränditud stabiilseid münte, mida toetab paindlik tagatis, sealhulgas USDC. Olulised projektid nagu R2, Fliplash, Solidflare on juba väljendanud huvi. Lisaks stabiilsetele müntidele kirjeldas Coinbase ulatuslikku uuendust, mis laiendab seda, mida kasutajad saavad, milliseid varasid saavad kasutajad platvormil kauplema hakata. Nii. Ettevõtte raamistas käivituse osana oma pikaajalisest visiooni luua alati töötav finantssüsteem. Igasugused mingid kuradi hurkapunkrid on ja räägime ausalt, et neid krüptopunkreid jääb vähemaks. Need pannakse kinni ära, ostetakse üle, sellepärast, et Coinbase'is on nüüd aktsiad on ju olemas, on ju. Saad siis seal Base Appis saad neid aktsiaid osta, müüa, vahetada, SB500 saad osta, on ju. Ja mis on siis SB500 puhul nüüd ka uudis siis SB500 puhul, mille peale tulevad nagu need, või mille peale peaks algajad investorid mõtlema. Algajad investorid peaks mõtlema väga tugevalt nüüd SB500 peale kui üsna ohtliku varasse. Kuna 7 firmat, see on nagu see Magic 7 on ju need Google, Meta, siis Tesla, Microsoft,
Apple, Nvidia, Amazon, need moodustavad SB500. SB500 tähendab siis 500 firmat ühes aktsiaportfellis ja sõltuvalt siis kõikumispäevast on 27–37% kogu sellest SB500 aktsiaportfellist siis 7 firma väärtus. Ehk siis 7 firmat kontrollivad 27–37% sellest SB500 fondist. Nii, ja nad on kõik elektroonikafirmad. Mis juhtub, kui midagi perse läheb elektroonika maailmas? See kuradi finantsinvesteering põleb särinal. Kustutame siis särinat. Särinal läheb siis siit põlema. Et SB500-sse tänasel päeval mina ise ei investeeri. Ma koostaks ise oma aktsiaportfelli tuginedes siis reaalvaradele ja tahad rohkem teada, kuhu ma raha panen, siis on mul 100 eurot. See klubimaks, tasuline klubi, tund aega suhtlen sinuga, 500 olen siis sulle kogu aeg kätte saadav. Kui tahad, et ma sulle kogu aeg kätte saadav olen, siis on 5 sotti kuu investeerimisklubis. Kui tahad ainult, et ütlen sulle ABC ära, mis sa tegema pead, siis on soita. Nii, lähme edasi. Föderaalreserv muudab reegleid pankadele, kes tegelevad krüptouuendustega. USA Föderaalreserv tühistas kolmapäeval 23. aasta poliitilise siis seaduse, mis oli efektiivselt piiranud teatud osariigi litsentseeritud pankasid. Ja see takistas siis krüptosüsteemidel Ameerikas arenemast. Mida see uudis tähendab? See uudis tähendab seda, et võib-olla ei pea nüüd kaua ootama, sest räägime ausalt, Ameerika on maa, kus on 330 ja 60, no ja koos immigrantidega varsti mingi 400 miljonit elanikku. Ja ikkagi seal riigis toimuvad otsused, finantsotsused on arvestatava jõuga. Tahame seda tunnistada või ei taha, see on arvestatava jõuga. Ja kui seal pekstakse nüüd jalaga perse, et krüptoasja parendada, siis on kindel, et asi midagi läheb edasi. Ja järgmine maa, mis on suur maa, on Brasiilia, ka 300 miljonit inimest. Ja Brasiilia börs käivitab nüüd aktsiate tokeniseerimise ja stabiilse mündi aastal 2026. Ehk siis aastal 2026 pannakse Brasiilias aktsiad tokeni ahelas, krüptoahelasse. Mida see tähendab? Aktsiatega tegelevate krüptoahelate väärtus tõuseb. Nende firmade väärtused tõusevad. See tähendab seda, et me digitaliseerume, krüptoniseerume järjest edasi ja edasi. Ja vaata, kuna me nüüd alles paneme neid asju sinna ahelatesse, siis see ongi nüüd selline märk, et me veel ei saa krüptoga siis jõukaks. Me peame natuke ootama, kuni on pandud kõik asjad täpselt nii paika ja investorite surm ongi see, et ta on kannatamatu, ta ei jõua oodata. Ja inimene tahab juba eile vaata eurosid kulutada. Aga see ei toimi nii, sa pead ootama. Ja vanad bitcoinid, järjekordselt on vanad bitcoini rahakotid ärganud pärast 13 aastat üles. Ja müünud ennast tühjaks. No nii. Inimesed on hoidnud 13 aastat bitcoini enda käes. Suured vaalad miljardite eest müüvad maha seda. Sa arvad, et vennad nüüd siin jõulude eel panid kuradi saket või kuradi kodurüüpi nii palju, et ma ei saa aru, mis ma teen või ei ole küll nii. Seda võib ainult eestlane teha, et rüüpab liiga palju ja siis läheb kallale kellegile või sõidab lolliks ära. Et seda võime ainult meie teha. Aga isakesed, kes on investeerinud miljardeid ja hoidnud oma positsiooni 13 aastat,
siis need onud ja tädid teavad, mida nad teevad ja see on tegelikult märk sellest, et selle Bitcoiniga on üsna coinid olukorrad. Aga see selleks. Palau saar on siis digitaalne paradiis krüptoinimestele. Palau vabariik on käivitanud edukalt digitaalse elamise õigusprogrammi, mis annab kõigile maailma kodanikele võimaluse saada Palau ID-kaart. See kaart on füüsiliselt seotud NFT-dega, mis asuvad BNB chain'i külgahelal. Ja mida see tähendab? ID-kaart Palau oma võimaldab siis läbida seda ID-kontrolli börsidel. Seda aktsepteerivad 30 suurema ja väiksema mahuga siis krüptovaluuta börsi, Binance, Coinbase, Kraken, rohkem polegi vaja sul. Põhitegijad on olemas. Ja selle ID-kaardiga siis oledki Palau kodanik, ja mida veel Palau maksab, Palau maksusüsteem on krüptoinimestele soodne, pakkudes 0% isiklikku tulumaksu ja 0% kapitali tulumaksu välisallikatest tulenevatele sissetulekutele ning 0% tulumaksu ettevõttele esimese 3 aasta jooksul. Riik on rahvusvaheliste maksulepingute osaline. See tähendab seda, et allub siis kõikidele reeglitele ja sina maksad Palau ID-kaarti omades seal 0%. Võib-olla pead seal siis nagu mingi 180 päevaga kohal olema, et täielikult nagu seal siis saada maksuresidentseks nagu. Pigem on probleem sellega, et vaata, sa muutud maksuresident. Toon näite, et sa pead 180 päeva olema Palau saarel, et maksta 0 tulumaksu, sellepärast, et kui sa seal ei ole, siis Eesti riik ütleb, et sa elasid siin 180 päeva, sa allud meie regulatsioonidele. Et sellepärast see 180 päeva ongi selline maagiline number, et sa ei allu, kui sa oled enamust aastast elanud kuskil mujal, siis sa ei allu teatud riigi, Eesti Vabariik selle maksusüsteemile. Ja järgmine uudis. Süüria keskpank ja Visa ehitavad digitaalse maksekeskkonna. Kas pole nagu, ei oskagi nagu öelda. Alles seal ju pommitati ja pommitatakse. Ja Visa, kes on XRP Rippli partner ja Süüria keskpank nüüd teevad siis digimaksekeskkonna. Tule taevas appi. Vennad lendasid kohale, kurat, tegid riigipöörde seal, peksid kuradi vana venna välja, Uus kuradi kõrilõikaja pandi asemele, see müüs kurat riigi maha ja ongi kõik. Nii. Kvantteleportatsioon on saavutatud. Ehk siis tehti esimene kvantteleportatsioon. Rahvusvaheline uurimisrühm on saavutanud läbimurde kvantsidevõrkude jaoks, demonstreerides edukalt kvantteleportatsiooni 2 sõltumatu ja erineva pooljuhtkvantpunkti vahel. See edukas täielik footonine mõjub, vaata rüübe mõjub, footonline, seesama sõna. See edukas täielik footoni teleportatsioon avaldati ajakirjas Nature Communication on oluline samm mastaapsete kvantrelvade ja praktiliste kvantinterneti realiseerimise suunas. Kvanttehnoloogiaga tegeleb üks aktsia. Ma olen rääkinud sellest ja see aktsia on ostnud firmast 1/3 peaaegu ära. Siis on veel üks
krüpto, mis võitleb kvantsüsteemide vastu. Et kui nad juba hakkavad siin teleporteeruma oma selle kvantinfoga, on ju, protokoll rakendati edukalt hübriidkvantvõrgus Sapienza ülikooli kampuses Roomas, kasutades nii fiiberühendusi kui 207 meetri pikkust vabaõhu optilist linki. Ühesõnaga, kvantarvuti kindel info liigub. Firmad, kes tegelevad siis selle kvantsüsteemidega ja krüptod, neid sa siis võiksid nagu osta, et noh, kui sul mõistust jagub, kui ei jagu, siis pole midagi teha. Järgmine uudis siis, mis on kirstunaelaks nende plokiahela liputajatele. Plokiahelas on kõik näha. Nii, Shack, asutaja Shoko Wilcox andis teada, et on nüüd teinud uue telefoniteenuse Freeli, mis on siis täiesti anonüümne. Anonüümne telefoniteenuse pakkuja Freel käivitati USA-s esimesel nädalal. See võimaldab klientidele registreerida numbri, andes ainult oma sihtnumbri, samal ajal kasutades null teadmise tõendeid ja arvetasumist. Ehk siis keegi ei tea, mis on ja kus on ja vaat sellised asjad. Uus anonüümne telefoniteenus võimaldab tarbijatel registreerida mobiilsideteenusele, esitades ainult oma sihtnumbri. Ehk siis ei ole sul midagi, et oi, sinu nimi on seotud telefoniga, et no mõnes mõttes hea, mõnes mõttes halb, aga nagu näha, siis privaatsus läheb aina edasi ja edasi. Nii, CFTC, mis on siis USA Commodities Futures Trading Committee, lubab Bitcoini, Ethereumit ja USDC-d kasutada siis börsil tagatisena. Näed, kasutus peab taha tulema. Ennem ei tule sulle seal mingit kuradi krüptohinnatõuse, kui ei tule varadele neid siis kasutusvõimalusi. Ja nagu üks asi on, tagatiseks olemine on kasutusvõimalus, on ju. Ja lähme edasi. Ripple Payments saavutab esimesena Euroopa Panga integratsiooni, kui Amina Pank hakkab tegutsema. Ripple on saavutanud verstaposti Euroopas, kuna Amina Pankist sai esimene reguleeritud Euroopa Pank, mis kasutab Ripple Paymentsi. Ehk siis järjekordne reaalvara hakatakse kasutama. Reaalvaraks on seekord Ripple XRP ja hakatakse maksesüsteemis kasutama. Nii, see tõstab hinda, aga miks ta ei tõuse? No järelikult pole vaja veel. Ja USA finantsturud on valmis liituma plokiahela tokeniseerimisega, kasutades siis TDCC. Neljapäeval kommentaarides rõhutas SEC-i esimees Paul Atkins oma visiooni tokeniseeritud USA finantsturgudest ja traditsioonilised finantsturud liiguvad kiiresti plokiahelasse ja noh, kuna nüüd see TDC-le anti nüüd võimalus, et topi, siis need aktsiad, TDC liigutab 30 suurema riigi aktsiaid või oli 70 suurema riigi aktsiaid, ehk siis TDC liigutab aastas 4 kvadriljonit, mis on 4000 triljonit, liigutab TDC aastas ja TDC on XTC kuradi partner, ehk siis XTC väga hea ost. Et kui nüüd ikkagi USA ametid annavad käsu, et kui ikkagi USA ametid annavad nüüd käsu, et mine siis TDC-le, et mine ja tokeniseeri nüüd asi ära, siis pole midagi öelda.
asjad liiguvad ja vaadates seda, siis võib-olla ei peagi mingi kuradi 5-6 aastat ootama ennem kui see jõukus või asi hakkab tulema endale ka, et nad ei peksaks jalaga perse nendele asutustele, et tehke need krüptoasjad ära, kui nad ei oleks siis ajahädas või ei tahaks asja kiirelt teha. Nii. BRICS ostis 2025 aastal 663 tonni kulda väärtuses 91 miljardit. Võt, BRICS ostab kulda, no idas on käsi mullas, aga meil siin läänes on perse mullas, on ja see uudis nagu seda ei peakski nagu vist kommenteerima, et noh, näed, siin on SWIFT kinnitab Linea plokiahela maksete arveldusplatvormi kasutamist. Krüptouudised siis SWIFT andis teada siis Singapur token 2049 konverentsil, et hakkavad kasutama Linea krüptot siis selle varade rahade liigutamiseks. Ja siis, kui ma kuulsin seda, et meil Singapuri lendab ka Eesti krüptotegelasi, siis ma pikki silmi ootasin, et sealt tuleks asjalikku infot. Aga selle, et SWIFT kasutab Linea krüptot ühena krüptodest, ütlen maha nüüd mina. Aga see öeldi maha Singapuri tokeni 2049 üritusel ja meil olid siis Eesti kuradi tiktokerid kohal. Ma vaatasin ka mõnda siis naisterahvast seal sees. Oi, meil oli nii põnev seal, on ju, vipplauas jõime sampat, on ju, noh. Moor teeb ainult neid kuradi videosid seal, kuidas ta seal kuradi uusi kaltse selga topib ja seal, vaadake mu perset, mul hemoroid ei ole, mul ilus kann. Noh. Trooksele ajab, noh. Saad aru, inimene käib kohal ja tal ei jõua asjad kohale. Samal üritusel, kus ta viibis, öeldi lava pealt maha, mis krüptot hakkab SWIFT kasutama maksete jaoks, noh. Ja tema seal topib omal kuradi šampapudeleid pärakas, see ongi kõik, vaata. Kurb on. Lihtsalt ongi täiesti kurb. Inimesed käivad kuradi maailma mastaabi kuradi üritustel ja mitte midagi külge ei jää. Ja promovad seda kuradi pump fun'i ja mis nad promovad, on ja. Tulevad kurat uudised maha, et pump fun ja Solana vennad tegid kuradi seal nende pump fun'i ahelates või mis nad tegid seal kurat niukse skämmi, et inimesed on rahadest ilma jäänud, on ju, noh, kuradi pumbitigi teile kuradi fun'i pärakasse, vaata. Noh, ühtegi asja kurat selgeks ei tehta, on ju, aga mingid kuradi sitta ainult kuradi jagatakse ja kuradi virtsa kuradi voolab kõrvust neil, on ju, noh. See kuradi haige kuradi kamp on koos siin kuradi meie kuradi krüptomaastikul, vaata, noh. Ma olin täiesti maru vihane selle üle, et inimene on kohal, ma ootasin pikki silmi kvaliteet content'i ja siis, kui ma avastasin selle, et noh, see üritus peaks läbi olema, mis seal toimus nüüd, siis ma vaatasin seda, et inimesel oli mingi kuradi 1000 TikToki fänni ja nüüd on pea 10 000, on ju, siis vaatasin, mis videosid tegi seal, vaadake mu kanni, noh, sellised kuradi videosid vaata, on ju, noh. Ja mingid kuradi pool toljad kuradi beeta isased siis tellivad, nii äge, noh, mida kuradit. Aga jah, mul on tasuline grupp, et 100 eurot on lihtsam versioon, seal suhtlen sinuga tund aega, 500 eurot on kallim versioon, seal olen siis sinule kogu aeg kättesaadav ja üleüldse, miks sa võiks mulle raha anda, noh, et kui jälle jõulutunnel on käimas, on ju, noh, jälle pritsid seal, on ju, noh, maksad makse, kuradi, varsti maksad 100% oma palgast ära, on ju, noh, ja annetad veel jõulutunnelile ka, on ju, noh, jääbki sul mingi 1% alles, selle võid mulle anda, et noh, kui sul ikkagi kurat, jah, tšau, näeme garaažis, olge tublid.